Tere tulemast kuulama Toila podcasti. Toila podcastide raames suhtleme me meie enda kogukonna inimestega. Ikka selleks, et neid teile veidi lähemalt tutvustada ja kuulata, mis inimestega päriselt tegu on. Ma luban, et on oodata ka põnevaid üllatuskülalisi. Mina olen Kaisa Pukk ja olen Toila valla kultuurijuht. Ma olen kindel, et selline vanakooli stiilis raadiosaade on väga hea viis erinevaid inimesi teile lähemalt tutvustada. Ja nüüd tuleb üks üleskutse noortele. Palun salvestage selle raadiosaate link oma vanemate ja vanavanemate nutiseadmetesse, et neil oleks ta lihtne üles leida. Niimoodi aitate meil jõuda ka nende inimesteni, kes igapäevaselt aktiivselt sotsiaalmeediat ei kasuta, aga kelleni meie tahaksime väga jõuda. See on Toila valla podcastide sari Toila valla inimestele. Soovin teile mõnusat kuulamist. Tere tulemast kuulama taas Toila podcasti ja täna on meil üks väga põnev teema, turundus. Maailmas, kus kõigist on saanud mingis mõttes müügimehed ja turundajad, on siiski trikid ja nipid, mida teavad pigem need, kes on selles valdkonnas pikalt olnud. Ja Toila podcasti üks eesmärkidest on ju ikka olnud tutvustada kuulajatele põnevaid teemasid, aga ka meie enda Ida-Virumaa ja kogukonna inimesi, kes nad on, mis elu nad elavad, miks nad teevad seda, mida nad teevad. Ja minu tänaseks külaliseks on täna eelkõige Karukella puhkemaja perenaine ja juht ning ettevõtte Terturi juht Terje Rattur, aga ei ole saladus, et Terje on varasemalt olnud seotud väga mitmete turismiettevõtetega Ida-Virumaal, näiteks Sakamõis, Kiviõli seikluskeskus, Mäetaguse mõis ja Aidu veespordikeskus. Aga täna siis pigem rohkem Terjest ja Terje tänastest tegevustest ja turundusest. Ja tänase podcasti eesmärk ongi selline väike tasku ülikool, nimelt turunduse teemadel. Tere Terje! Tervist! Aga enne kui me turunduse juurde lähme, siis alati me meenutame lapsepõlve, et kuidas sina seda meenutad ja on sul ehk mingeid lemmikmälestusi lapsepõlvest? See lapsepõlve teema, mida vanemaks saad, seda rohkem see nagu kerkib esile. Ja see pole muidugi minu viimase aja teadmine, aga ma olen kogu aeg elanud teadmises ja tundmuses, et mul oli nagu väga õnnelik lapsepõlv. See oli selline Kävas, Lille tänavas, kus oli siis mõlemal pool olid eramajad ja siis nendes eramajades elavad lapsed siis omavahel nagu mängisid. Ja ega tollel ajal ju ei olnud ei mobiiltelefon ega midagi, need lapsed lasti õue, mingisugune kellaaeg, millal nad pidid olema nagu kodus ja ega vanematel ülevaade puudus, mis me nagu tegime. Aga mis me siis tegime, see oli selline, see loovus ju täiesti töötas, sest meid ei hoidnud mitte mingisugused muud asjad seal toas kinni ja selline, ja kuna selline kontroll puudus või selline juhtimine vanemate poolt, siis me saime väga kiiresti aru, mis on nagu põhjus ja tagajärg seos. Me ise tegime mingisuguseid tegusid, eks ju, mõned olid sigadused, mõned olid lihtsalt sellised lapsemeelsed vallatused, me pidime nende tagajärgedega nagu leppima. Et see, et täna minust on saanud selline, võib-olla nagu algataja, siis ellu viia, käivitaja ja ka vastutaja on, ma arvan, see on väga sügavalt sealt lapsepõlvest. Ja see, et mul on olemas sellised nagu juhi omadused, ma arvan, see on ka sealt. Meil oli gäng lapsi, laiast laastust nad olid poisid. Mõni üksik tüdruk oli ka seal niimoodi. Ma ei tea, kuidas teistele see tundus, aga mina pidasin ennast selle bande liidriks. Meil nagu nii, kuigi meil oli oma bandele eesnimedest pandud nagu nimi ja meil oli oma vipp ja siis vappan ja mängisime seal, ma ei tea, sõda oli see täiesti tavaline mäng, mida mängisime, aga näiteks selline vastutus ka, ma siiamaani mõtlen, et kus kohast see tuli. Jaanipäev meil oli teada, et sellel Lille tänava ja Ehitajate tänava seltskonnal oli üle raudtee oli üks selline plats, kus kohas siis seda jaanitult tehti. Ja meie siis nagu nende küla või tänava lastega hakkasime seda jaanitule materjali kokku koguma. Ma olin arvatavasti kusagil umbes 10-aastane, sest et sealt Kävast, kui me ära tulime, siis ma olin 13. Me viisime sinna tollel ajal kasutatud kummid, raudteeliibreid, mingisugused palgid, ma ei tea, mis kõik, ja me ehitasime sellise päris tõsise nagu jaanitule püsti,
mina joonistasin siis veel ka nagu plakatit, käisime naeltega, lõime need plakatid siis kuskile tänavanurkade peale, aedade külge, kui mõni maja oli täpselt vastu nagu sellist aeda, ka sinna külge. Ja kõige pullim oli see, et kogu need täiskasvanud inimesed ja lapsed kõik, nad tulid sinna jaanitulele kohale. Ja noh, see on niisugune nagu kõige eredam selline mälestus, mis alati mul meelde tuleb, kui ma räägin oma lapsepõlvest. Ja nii oligi. Ja meie tegime seda ja rahvas tuli. Aga mingis mõttes see on ju turundus? See on mingis mõttes turundus, aga see on ka pealehakkamine. Et turundamine ongi see, et sa oled pealehakkamine, midagi on vaja teha, et midagi õnnestuks. Ja siis hakkad nagu mõtlema hästi selgelt, et mida teha, kuidas seda väga täpselt teha ja nii ongi. See on väga huvitav, et ise ju ei turunda teadlikult, aga lootuses, et ehk ikka keegi tuleb ja tulidki ja töötaski. Ma arvan, et see oli ka eelmistel aastatel töötanud, aga siis nii kui nagu lapsed läksid nagu vanemaks said, siis nooremad võtsid need üle, et meil ikkagi nagu roteerus kogu see seltskond. Ja see oli nagu väga äge, et keegi millalgi sellele aluse pani ja et ta sai niimoodi roteeruda. Ma ei oska öelda, kas peale meid ka veel keegi seda tegi, sest et kui sa liigud edasi, siis sa nagu täpselt ei tea. Ja eks see aeg on ka muutunud, et ma ka mõtlen, et ei tea, kuidas see Kohtla-Järvel hängimine tänapäeval välja käib, võrreldes selle, kui mina seal hängisin. Aga kas sul on ka meeles võib-olla mõned õpetussõnad, mis sind täna ka saadavad, mis su vanemad või äkki ka vanavanemad sulle siis nii-öelda väiksel Terjel on öelnud kunagi? See on ka nagu läbi sellise huumoriprisma. Mul vanaema ütles ka, mis hirskamine see olgu. Mis hirskamine see olgu? Ja see oli siis nagu selline nagu lapselik siis naermine või vadistamine, pigem ikkagi nagu selline naermine, et see oli nagu selline hirskamine. Ja seda ütles mu käva vanaema ja siis ma teangi ja siis mul mingi hetk oli nii, et tuli sinna juurde lihtsalt lause, et lolli tunned nagu naerust on ja et siis ma mõnikord ka nagu, ma nagu hoian ennast tagasi, et eks kõik need vanasõnad, ma ei tea, ära käega lauda pühi ja kui leib kukub maha, on asud, see kõik nagu manitses selleks, et sa oleks nagu kombekas, on ja, või et kui köhid hoia käsi suu ees ja kogu see hirskamise jutt ka, aga siis mu tormavanaema, kus ma siis päris palju ka suvel aega veetsin, siis tema ütles niimoodi, et ega ilu ei tule valuta. Ja see käis siis selle kohta, ma ei mäleta, kas oli mingi sünnipäev või mingisugune kuhugi pidime minema ja siis ikka vanaemad ja emad kõik pöörasid endale rullid pähe ja osa nendest rullidest olid natukene sellised okkalised ja nendega siis magati ja noore tüdrukuks, mina tahtsin ka lokka enne, see oli nagu hirmus valu ja siis ma mõtlen, et kannata, ilu ei tule nagu valuta, et seda ma olen ka nagu see on selline rõõmus hetk, mida ma nagu meenutan, kui rääkida sellist vanematest ja need on pigem sellised killud, mis on mulle meelde jäänud. Ma ise nagu ilu nimel mingite tohututel nagu protseduuridel ja asjadel ei käi, aga see tuleb sellise mõnus asjana meelde. Aga õpetussõnu, kui et elama õppida, seda ma ei mäleta ja tegelikult ma nendest nagu olen tundnud puudust, sest et tollel ajal nagu ma arvan, et nad ei osanud isegi nagu elada, sest et ei olnud kuskilt, et sa guugeldad või võtad käsiraamatu lahti ja mina, mida ma oma lastele, mul on selline laiendatud pere, okei, küll üks laps on ju, aga meil on neid, kes meil kokku tulevad, on ikkagi lõpuks päris mitu, vot nendele ma püüan rääkida neid asju, oma selliseid tarkuseterasid. Ma tean, et nad ei pruugi seda kuulata esimese hooga, aga siis, kui nad ise nagu mingi kogemuse saavad mingil teel, siis nad ütlevad, jaa, sellest Terje rääkis on ja. Et ma nagu ei mäleta, ma olin sellises kulgemises ja sellises mitte vabakasvatuses, aga vabalt kasvamises, mille eest ma olen nagu hullult tänulik. Mul on praegu meenus nende vanaemate ja vanemade jutu peale see, et meil oli ülikoolis üks harjutus, et paluti meenutada mingit ebameeldivat olukorda, mis sul on seoses tööga. Nii, meenutasime. Järgmine samm oli see, et tuli mõelda selle peale, et kes on lapsepõlves olnud sinu eeskuju. No mulle meenus minu vanavanema Herta. Ja siis kolmas samm oli see, et mõtle, mida Herta nüüd selle olukorra peale ütleks. Siis mina ütlesin, et Herta võtaks pitsi viine ja naeras kõva häälega. Et kui väike tundub see tööasi. Aga kelleks väike Terje Saare tahtis? See oli täitsa selge, seda ma teadsin nagu kohe, ma tahtsin õmblejaks saada. Mul oli nukk, kelle nimi oli Sirje
ise ma olen Terje ja mu õe nimi on Marje, Terje, Marje, Sirje. Loogiline. jah, aga Sirje perekonnanimi oli mingil põhjusel Mets, ma ei oska öelda, miks. Ja talle ma õmblesin juba väikese tüdrukuna nagu kõik riided, pliseerseelikud, pükstelõiked, ma ise konstrueerisin neid, sest ma vaatasin, et kuidas need püksid peavad olema. Ja mulle meeldis ka see usaldus, et vanaema jättis selle õmblusmasina, Singeri õmblusmasina mulle käeulatusse. Ma isegi mäletan esimesi nagu neid pisteid, sest et ma kogemata tagurpidi nagu keerasin seda hooratast, nii et niit läks kohe alla ja esimene katsetus mulle ei jõudnud nagu mitte kuhugi. Ja ka isal oli selline lauda köögiks nimetasime, kus tal oli siis töökoda ja ma võisin seal kasutada kõiki neid, ma ei tea, haamrid, saed, on ju, mingid tangid, mis sest, et nad leidsid pooled tööriistad võib-olla keset hoovi kusagil, on ju, aga see nukk Sirje sai mul nagu garderoobi, aga ma ehitasin talle mööbli, tal oli oma tuba, ma tegin talle diivani, köögikaapi, lauad, kõik niimoodi, täiesti uskumatu ja ma kasutasin kõike seda, mis oli nagu vanemate poolt mulle nagu usaldatud, et see käeline tegevus ja kõik see oligi nii ja ma läksingi õppima rätsepaks. Aga kuidas seda kooliteed meenutad enne veel, kui sa läksid seda rätsepametit õppima? Kus koolis sa käisid? Kohtla-Nõmme koolis. Kuidas sa seda aega meenutad? Ikkagi see oli selline nagu minu sellise õnneliku lapsepõlve üks osa, mul ema töötas Kohtla-Nõmme poes, oli juhataja seal, ma ei tea, ma praegu ei oska öelda, et no tõesti nagu minu jaoks nagu väga pikalt, tal oligi võib-olla 2-3 sissekannet nii-öelda tööraamatus. Me koos, Kävas ma elasin, loogiline oleks olnud, et ma oleksin käinud näiteks kuhugi Kohtla-Järve poole nagu kooli, aga siis me sõitsime kõik hommikul Kohtla-Nõmmele, kui kool lõppes, muidugi ma väga suure aja veetsin klubis, sest et ma käisin tantsuringis, ma käisin lauluringis, ma käisin näiteringis, ma käisin käsitööringis, ühesõnaga mingi tip-top ring oli, kus õpetati selliseid vatimarli sidemete tegemisi ja ma ei tea, selliseid värke, et ma olin ikkagi nagu väga hõivatud ja muidugi ma jõudsin veel seal kaupluses ka hängida ja ma ei tea, kaaluda seal võid ja suhkrut ja kõiki asju niimoodi, sest see pakkus mulle nagu väga huvi. See oli ikkagi selline nagu mõnus lapsepõlveaeg. Aga valik oli siis rätsep ja peale seda on sul ülikoolid veel jätkunud peale seda? Ütleme peale põhikooli ma käisin Kohtla-Järve esimeses keskkoolis ja siis ma läksin rätsepaks õppima Tallinna 19. kutsekooli ja siis sündis Martin, et see oli nagu väga ruttu. Ja ma nagu ei mõelnud kooli ajal kordagi, et ma peaksin minema kõrgkooli, sest et sellel ajal kuidagi ei osatud nagu, vähemalt mina ei osanud mõelda, mul ei olnud sellist ambitsiooni, et minust peaks saama, ma ei tea, õpetaja või arst, kõrgharidus tollel ajal minu jaoks nagu piirdus nagu väga limiteeritud ametitega. Nii et minu selline kõrgkooli tee hakkas 15 aastat peale keskkooli lõppu ja ma sain aru, et ühesõnaga mul oli nagu, ma ei tea, võib-olla see oli ka nagu väga kihvt, et ma läksin kuhugi tööle ja ma olin nagu edukas selles, mind edutati, et ma tõusin 2, ma ei tea, toidukaupluse poes töötasin, siis ma läksin telleriks tööle alustavasse Hansapanka, ta alustas siis Kohtla-Järvel ja ta oli ka väga noor ettevõtte iseenesest, ma sain sealt nagu väga hea sellise klienditeeninduse kooli ja ütleme mingisugused klienditeeninduse standardid ja sellised asjad on ja siis minus sai ka ütleme ühe hulgilao juhataja asetäitja, lõpuks ka juhataja ja kui ma mingi hetk leidsin ennast, et ma olin nagu töötu suvel, siis ma mõtlesin, et issand jumal, et aga äkki, praegu mul on nagu vedanud, ma olen lihtsalt nagu oma sellise aktiivsuse ja võib-olla lojaalsuse ja kire pealt nagu niimoodi edasi sammunud. Ja ma mäletan, et ma läksin randa ja keegi, kes meie seltskonnas oli, sõitsime Peipsi äärde, ostis Iisakust ühe õhtulehe, mida ma ise ei lugenud ja mida ma ise ei ostnud ja seal oli siis kuulutus, ma siis sirvisin seda, et Mainori kõrgkool otsib, võtab vastu, tähendab erialale, mis on psühholoogia ja siis nagu personalijuhtimine, siis ma mõtlesin, aga seda ma olen ju teinud kogu aeg, et töötajad tulevad, istuvad su ette toolile ja siis räägivad sulle midagi. Ja siis ja ma sain ka aru, et see on nagu võistlus,
et kumb ennem jõuab, et siis tema on nagu puhas leht. Ja ma õppisin selle väga kähku ära niimoodi, ilma emotsioonita kuulan ära, siis ma vaikselt kutsusin teise, ütlesin, et mul on niisugune info, räägi mulle ka, kuidas see on, ja tema rääkis mulle oma versiooni, mis oli täiesti erinev. Ja siis ma kutsusin nad mõlemad sinna tuppa, ütlesin, et palun räägige nüüd, mõlemad, sest et nad olid mõlemad seal ja seal tuli siis välja, kes siis rääkis nagu õigust ja kes mitte. Ja see minu taktika nagu levis ja enam nad ei julgenud keegi tulla nagu peale kaebama ja see, kes esimesena jõuab ja räägib kurba juttu, tal ei pruugi mitte kunagi olla õigus, aga mõnikord on kindlasti, aga lihtsalt see, et kuidas ma jään nagu emotsionaalselt hästi mitte osavõtlikuks ja neutraalseks on ju, et tõde võiks nagu minuni jõuda ja läksin õppisingi ja see oli nagu selline mu esimene siis kõrgharidus. Kui sul on selline kogemus nüüd, et läksid õppisid kutsekoolis ja jäi pikk paus enne ülikooli, siis mis sa sellise kogemuse baasilt nagu soovitaksid tänapäeva noortele, kes võib-olla ka ei tea, mida minna õppima, mis on tegelikult päris raske valik ju, kuidagi tundub suur vastutus, ma nüüd peaksin nüüd valima, et kelleks ma nüüd saan. Ja see ongi ju nagu väga raske ja tegelikult nende otsuste tegemine ikkagi väga õrnas eas, vaata kui noored on, ma ei tea, veel sellises hilispuberteedis või alles sellest nagu välja murdnud ja nad peavad tegema nii tähtsa otsuse, mis paneks nagu niisuguse tugeva vundamendi kogu nende elule, see on nagu ebaõige. Ja seetõttu on mul hea meel, et tänasel päeval on neid tugi selliseid süsteeme ja programme, et kui vähegi noor on nagu aktiivne ja tahab ennast nagu paremini nagu tugevamini tunda, teada saada, et ta siis nagu saab selle läbida, aga mina olen ka selline, kes ütleb, et võta vaheaasta või võta kas või 2 või siis mine õpi alguses, ütleme, baka raames selliseid üleüldiseid aineid, mis on majandus, juriidika, et sa tead, kuidas nagu majandus käib, kust raha tuleb, et see ei tule seina seest, on juriidilised asjad tänasel päeval väga niimoodi. Muidugi on päris palju neid, kes teevad kohe otsaga magistri ja nad õnnestuvad selles, aga magister on niisugune asi, et tõesti vaadata, minu arvamus, subjektiivne, ma ei suru kellelegi midagi peale, et vaadata, mis valdkonda sa oma nagu tööalaselt jääd ja siis minna ja täiendada ennast nagu sellel alal, et minuga see juhtus ja ma olen nagu jumala õnnelik, nii et seal oli jälle, ma ei tea, kas 6 aastat vahet, nii et siis ma läksin õppima teenusedisaini magistrisse siis. Mul on jah sama kogemus, et jõuda magistrisse siis, kui sa oled samas valdkonnas tegutsev, siis võib lihtsalt olla üllatavalt põnev, et see ei ole niisugune kuiv igav õppimine, vaid see on väga praktiline. Aga tundub, et sul on olnud siis lapsepõlves ja noores eas juba palju selliseid tegevusi, mis on loovad ja turundusega seotud, plakatite meisterdamine ja mööbli tegemine ja õmblemine, et võime liikuda edasi turunduse juurde rohkem. Et kui sa peaksid selgitama turunduse mõistet inimesele, kes ei tea sest mitte midagi, mis see on? Noh, turunduseks ta ongi, see on selline, ütleme, sellise roosa mulli tekitamine ümber sinu toote või teenuse. Et sa ise tead, sa oled juba välja raalinud selle, et kellele sa seda toodet teed, on ju, kes see klient on, miks see toode on nagu vajalik ja sina tead, et ta on hea, aga teised peavad ka nagu teadma. Ja seetõttu ongi see turundus, et sa räägid sellest, kindlasti sa ei tohi rääkida teda ilusamaks, kui ta tegelikult on, et võt siin tulebki see oht, et me ise armume oma ideesse nii ära, et me hakkame seda nagu idealiseerima, tekib võib-olla mingi kodupimedus, aga turundus on see, et selle toote või teenuse head ja kasulikud küljed tulevad välja ja see, et kuidas selle toote siis või teenuse nagu omamine või ostmine siis rahuldab selle tarbija nagu vajadusi, et ta nagu teaks, mille jaoks tal seda vaja on. Aga kas sulle tundub ka niimoodi, et endiselt on ettevõtteid, suuri ja väiksemaid, kes ei tähtsusta tegelikult turundust oma igapäevatöös? Ja neid on, kindlasti on ja kui on nagu kriisiaeg ja ütleme, ettevõtte selline rahavoog on tagasihoidlikum või kuivab kokku, siis esimene, mille pealt nagu kokku hoitakse, ongi turundus, ütleme, personali koolitamine ja koolitus. Ja see on nagu kurb sellepärast, et see turundus on see, mis toob sulle nagu
selle kliendid ja käibe ja turundus on midagi sellist, ta on nagu hästi selge osa selles ahelas. Alguses teed teenuse disaini, siis sa teed turundust ja siis sa teed müüki. Sa ei saa müüki teha edukalt, eriti kui majandus on üleüldiselt kehv, kui ka ostjatel võib-olla napib vahendeid ja nad teevad selgemalt nagu selliseid hädavajalikke oste. Kui sa võtad sealt turunduse ära vahelt, siis mida sa müüd? Inimene ei tea ja keegi ei ela ju oma ette sellises mullis, et kõrvalt teised teevad kõik turundust väga agressiivselt ja kui isegi kellelgi tuleb meelde, et sul on seal selline toode või teenus ja see hetk, kui ta jõuab arvuti juurde ja tahab teha selle ostu või tellimuse, siis tal on ette juba hüpanud mitu reklaami, agressiivset reklaami, kus ta tõmmatakse lihtsalt sealt teelt nagu ära. Et see on nagu oht, see nagu sa ise veel tulistad endale nagu jalga, kui isegi, et on halb aeg ja siis ise tulistad veel, et siis sa lonkad nagu täiega. Kui nüüd keegi kuuleb ja mõtleb, et ma peaks ka tegema vist turundust oma asjale, siis kui nüüd nullist alustada, siis mis on see A ja O nagu, millest ma võiksin alustada, mis on need mingid lihtsad sammud, mida ma võiksin teha? Mis ma ikkagi astun sealt sellest turundusest nagu ühe trepiastme nagu allapoole, see on see teenuse disain, et selle nimi võib olla, kes ei ole kokku puutunud, võib olla nagu keeruline või mida nad sellega mõtlevad, aga kui lahti rääkida, siis see on väga selge teadmine, et kes mu klient on. Võtame näiteks villased sokid tulid pähe. Villased sokid, Jott ongi, et villased sokid, et pigem kes kannab neid villaseid sokke, siis ongi, et sinu see persona, et kellele sa oma selle turunduse ja müügi nagu siis hiljem suunad, on võib-olla külmetavate jalgadega naisterahvas, vanaemad tulevad kohe meelde, nendel on see vajadus on suurem, nooremad kannavad mingisuguseid huvitavaid susse ja hoopis mingisugused teistsugused jalanõud, mis on. Juba tuli 2 mõtet, hooajalisus ja villased sussid, miks mitte noortele? No seal tuleb juba tootearendus, tuleb nagu juurde, et see on nagu selline 7 peaga madu ja need 7 pead on kõik vajalikud. Et ma tean, kes see on, kus kohas ta saab oma info, et kas ta loeb paberlehti või on ta internetis ja kui ta internetis on, kas ta on pigem Facebookis või ta on kusagil TikTokis, et ma pean nagu ka seda teadma ja siis ma pean teadma, see väärtuspakkumine, mis asi on. Väärtuspakkumine, selleni sa jõuad siis, kui sa mõtled, et nagu missugused probleemid sellel inimesel on, kes vajab villast sokki ja siis kui sa need probleemid leiad ülesse, lähtuvalt ta persoonast on ja kõigist hooajalisusest, ma ei tea, millest veel on ja siis sa mõtled välja need, nagu tal on need valud ja nende valude peale siis oma nagu lahenduse. Et ongi, et selleks, et su jalad ja käed enam ei külmetaks, ühesõnaga ja sa kirjutad seda näiteks paberlehes, sellepärast, et see sihtgrupp toimetab ja on seal. Ja kui sa täpselt tead, kus kohas ta on, kes ta on, siis sa saad seda turundust teha. Ja turunduseks ka on vaja, et sul on väga head pildid, et sul on väga head tootekirjeldused, kogu turunduse selline vundament on koduleht. Vahet ei ole, mida arvavad noored, mul on Instagram, mul on nagu see põhiinfo on ikkagi olemas kodulehel, et sotsiaalmeedia on ainult kanal, see on turunduskanal, kust kaudu tuuakse ta siis kodulehele. Kodulehel on kirjas ka selle tootekirjeldus, kes on selle ettevõtte taga ja siin võib minna nagu väga palju detailideks, et mida rohkem isikustatud on sinuga koduleht ja info sinu kohta, siis seda suuremat usaldusväärsust sa nagu äratad. Et need kodulehed, kus on kirjas, et ainus info, kes seal taga on, et info@villanesokk.ee on ja ma ei tea üldse, eriti tänapäeval, siis ma ei julge sealt ka osta. Jah, et mul oli ka üks päev, tahtsin tellida ühtesid tikandeid ja väga ilus koduleht, kõik on super, aga ma ei saa aru, kes seal taga on. Ja siis minust hakkab kohe häkkari alarm tööle. Ja siis ma küsisin, et palun ütle oma nimi ja telefoninumber, ma kindlasti helistan talle üle enne, kui ma tellin, sest et ma ei tahaks tünga saada. Väga õige. Jah, et enne kui siis liikuda edasi niimoodi turundusega, siis tuleks panna oma mõtted kirja, et kelle ma teen, mida ma teen, miks ma teen, mis on plussid, miinused ja siis nii-öelda suurem turundusplaan sellega edasi liikuda. Aga mis on olnud sulle endale võib-olla sellised suuremad õppetunnid, et kogu sinu turunduspuudutava karjääri jooksul, et sa oled ikkagi üles ehitanud ja töötanud paljudes ettevõtetes, kogemus on suur?
võib-olla selliseid minust olenevaid õppetunde ma isegi ei tea, sellepärast et mul ei olnud nagu soov saada nagu turundajaks, ma lihtsalt kujunesin selleks, sest et ma olin mingisugustes asjades hea, mis ma tegin ja ma algul võib-olla ei saanud ka aru, et see, mida ma teen, on nagu turundus. Ja siis, kui ma hiljem hakkasin turundust nagu õppima, ma olen nagu väga palju ennast täiendanud, et ma ei ole nagu ise suuri asju ette võtnud niimoodi, et ma ei tea asjast mitte midagi või et mul puudub nagu praktika. Mul on võib-olla selliseid läbikukkumisi ja õppetunde näiteks personalijuhtimisega, näiteks võib-olla müügiga, müügis ma ei ole tugev, eks ju. Aga turundusega seal nagu eriti ei ole. On selliseid asju, kus minu turundamine on teistele hambusse jäänud, seda on küll, aga see on nagu nende probleem, see ei ole nagu minu probleem. Minu sellised asjad on olnud edukad, mida ma olen turundanud. Kas sa arvad, et sa oleksid teistsugune turundaja, kui sa oleks kõigepealt turundust õppinud ja siis hakanud turundajaks? Võib-olla, et jah, see on nagu paljalt teooria pealt on raske õppida ja sul puudub selline võimekus siis analüüsida. Näha seoseid, et kuhu see asetub, analüüsida. Et mul on olnud üldse selline elukestev õpe, et mille üle ma olen olnud nagu väga õnnelik. Ma arvan, et turunduse valdkonnas mul ei ole olnud selliseid fopaasid. Ja isegi kui on mingid sellised pisikesed asjad, et näiteks, ma ei tea, et ma postitan valel ajal mingi hetk, alguses ma ei osanud nagu arvestada, et mingi kellaaeg või nädalapäev võib olla nagu väga määrava tähtsusega, millal nagu postitada. Siis ma sain, siit tuli teadmine on ju. Ja ma süvenesin sellesse ja järgmine kord ma tegin nagu teistmoodi. Aga neid väikseid asju ma ei loe nagu läbikukkumisteks, et see turundus on läinud minu jaoks nagu libedalt, aga muudes valdkondades on neid küll olnud. Ja ma arvan ka, et see praktiline kogemus on tihti hindamatu ja ei osata selle väärtust näha, et see on väga tähtis. Aga mis sa arvad, mis on kõige suuremad eksiarvamused turunduse kohta? Millega ettevõtjad kokku puutuvad? Nad arvavad seda, et nad teevad turundust siis, kui on mingil hetkel müük on jäänud toppama, et nüüd ma pean tegema turundust. Tänasel päeval see ei käi enam niimoodi, sellepärast, et turundus on enamjaolt kõik selline sotsiaalmeedia põhine, CEO põhine, kui sa lased oma kanalil ära jahtuda, isegi kui sa kanali peal 2 kuud midagi ei tee, näiteks, ütleme, toomegi turismi on ju, mis minu puhul nagu on nagu teine võrdusmärk, turism, turundus, siis kui suvel läheb hästi, sul on maja täis ja siis loobutakse turundamisest. See tähendab seda, et sügisel, kui sa tahad uusi kliente uuesti võita, siis su kanalid on nii maha jahtunud, et Google'i nagu labad selles suures Google'i nagu ookeanis, nad ei jõua lihtsalt sinu nagu postitusteni, sa ei saa nagu seda ulatust. Et turundus peab olema väga järjepidev, seal on nagu ka mingisugused reeglid, et mida kui palju teha on ju, ja see, et ma teen turundust ainult siis, kui mul ühesõnaga on uut müüki vaja, siis ta ei käivitunud ruttu, absoluutselt mitte, ta on väga tehniline. Mis sa sellest arvad, et tänapäeval ju tegelikult on kõik omamoodi turundajad, et isegi kui ma ei ole turundust õppinud, ma tahan kellegi sõbra toodet reklaamida, isegi mitte reklaamida, jagada sõpradega, ma juba turundan vaikselt seda, et hästi palju kasutatakse ChatGPT-d ja Canvat on ju, aga ilma turunduslike teadmisteta ja pikaajaliste kogemuseta, et kas tulemus võiks olla sama, et ütleme, et nüüd on professionaalne turundaja ja siis on see ise hakanud, kes ise kasutab ChatGPT-d ja Canvat ja... No seda ChatGPT-d kasutame me kõik, mina sealhulgas ja mida aeg edasi, seda rohkem, aga ütleme, mida nõudlikum on sinus kliendi sihtgrupp, siis ta saab kohe aru, kui mingisugune kujundus on Canvas tehtud. Ja see ei ole nagu selles mõttes kuigi nagu hea märk. Sa pead tegema oma, kui ütleme, sul on nagu väga selline eksklusiivne toode, su klient on keskmisest teadlikum, siis on hea, et kõik need asjad, mis sa oled teinud, et sa oled nagu ise alguses peale teinud, sul on mingisugune CVI, mis siis on, ütleme, selle ettevõtte nagu kujunduskeel, et sa räägid kogu aeg selles keeles, et ei ole mitte niimoodi, et üks kujundus on ühtemoodi, teine teistmoodi, kolmandat moodi. Ma mõtlen, et ma toon ühe näite päris suure Eesti hotelli kohta, kellel minu arust, kui peale vaadates ei ole CV-id.
ja teate, see on Aquaspa, ma täitsa kohe julgen öelda selle välja, sest et kui nad sellest ka teada saavad, ongi hea, et nad võiksid mõelda, nendel iga reklaam on oma erineva kujundusega ja kui sa nagu peale vaatad, no üks asi, mis on nagu läbi, muidugi logo on logo, eks ju, aga ülejäänud asjad on kõik üks pudru-mudru, on ju täiesti seinast seina, aga hoolimata sellest läheb nendel nagu hästi, aga see on selline suur näide ja minu jaoks nagu paradoks. Aga selleks, et alustada, on Canva on väga hea, öeldakse ju, YouTube on tasuta, palun. Nii õpi, Canva on tasuta, palun õpi, ChatGPT on tasuta, palun tee ja neid selliseid keskkondi on nagu väga palju, on ju, et see võimalus õppida on olemas kindlasti, aga professionaalsel tasemel siis ütleme selle Canvaga ma ei tegeleks ja YouTube võiks olla nagu ettevõttel juba ettevõtte nime all. Minul endal läks nii, et ma hakkasin tegema mingeid klippe ja panin nad oma nime all, nii et näiteks kõik Karukella videod on nagu minu isikliku nime all, aga juba kui ma pakkusin teenust nüüd Aidu veespordikeskusele, siis seal ma tegin eraldi nagu Aidu selle kasutaja ja siis ta lähebki nagu professionaalselt, seda enam ma pakkusin nendele ju teenust, et tuleb järgmine, on ju, ta saab rahulikult selle samaga edasi minna, et mingisugune, ütleme ka Saka tolle aja videod on, kõik on nagu minu nime all, vaata erinevad kontserdid, mingisugused asjad on, et nagu sellist YouTube'i kanalit nendel vist hetkel ei ole. Aga õnneks ju oled täitsa sina ju Karukella perenäitel on, nii et väga hea, et on sinuga seotud. Aga rääkides sellest, et Terje on ise ka bränd, on ju, Karukella on omaette bränd, et mis üldse on ühe brändi nagu oluline tunnus, kõige olulisem tunnus, et see bränd on hea? Brändi tunnus, et ta hea on, peab olemagi, et ta on nagu tuntud lõppkokkuvõttes. See tähendab, et ka need noored inimesed, kes praegu on väga palju TikTokis või siis on Instagramis läbi oma seina, nad alateadlikult reklaamivad ennast ja nad kujundavad oma nagu brändi. Et see bränd tuleb meiega kaasa isegi siis, kui me ei tea midagi, mis asi on bränd ja mida tuntum ta on, mõned brändid on kurikuulsad, need, kes on nagu pätid, on ja mõned brändid on sellised, et ta paneb sulle sellise loomingulisuse pitseri, on ju, kui sa tegeledki väga palju sellise loominguga, ükskõik, kas sa tantsid, laulad või teed mingisugust käsitööd. Minu brändiks võib-olla ongi saanud nagu turundus. Kõige raskemini me tajume ise, mis bränd meist on, sellepärast, et see on, ütleme, mingisuguse seltskonna ühine mulje ja nad ei teagi, et nad kõik koos tekitavad sellist ühist muljet, et temast räägitakse, siis mõeldakse kohe niimoodi. Ja öeldakse ka vist brändi kohta nii, et bränd on see, et kui sa toast lahkud, et mida siis sinu kohta nagu tunnetatakse, on ju, et eks ta niimoodi on. Ma ise ükspäev mõtlesin selle peale, kui sa tahad teada, et millest sa nii-öelda, mida sa peaksid tegema, millest sa väga hea oled, millest sind hinnatakse, siis on see, et miks sulle helistatakse ja mida sinult küsitakse. Et kui need on korduvad asjad, siis see on see, mida inimesed hindavad sinult ja tahavad vaata sinult nii-öelda teada saada. Aga kas oskaksid soovitada nüüd, et Mari hakkas tegema villase sokkide businessit, et millised on Ida-Virumaal kõige populaarsemad turunduskanalid, millele võiks kohe mõelda? Villaste sokkidega on keeruline. No võtame juurde veel, ütleme, et ma tegin ka juurde väikese majutuse. Mul on 2-in-1. Idas on nagu see hea, et tegelikult meil on ju loomeklaster, on ju, kuhu see villase soki tegemine võiks nagu minna. Ja alati ükskõik, mis asja sa teed, vaadata, kas on mingisugune katusorganisatsioon, mille alla sa suudaksid nagu kuuluda. Et üksinda on nagu hea ja kiire minek, aga võib kiirelt see teega otsa lõppeda, aga kui kõik koos minna, siis sa jõuad nagu kaugemale ja nagu tõhusamalt. Et kindlasti kuuluda nendesse kõikidesse, meil on ju ka liidertegevusgrupid, mis on nagu väga äge, turismiklaster, mis on turismiasjalistel, on nagu väga-väga vinge. Just Ida-Virumaal nagu turismiga tegelemise eelis on niivõrd suur teiste piirkondade ees, et see katusorganisatsioon annab nagu nii palju. Nii et see sokitegija võiks ka vaadata, et äkki on mingisugune selline nagu käsitööselts. Ma kujutan ette, et neid on. Lihtsalt ma ei tea sellest valdkonnast midagi. Ja ikkagi sul peab olema mingisugune koduleht. Sul peaks olema ikkagi mingisugune kanal ka. Nii ütleme, kas siis Facebookis või Instagramis. TikToki osas ma nagu ei tea, aga kui sa oskad teha selliseid toredaid ja naljakaid klippe, miks mitte? Hakkasin mõtlema sellele, et
et Sokikodu ja peaks tegema endale nüüd sotsiaalmeedia lehe, aga läbi kellegi lehe, kus juba on 10 000 jälgijat, ta jõuab oma uute klientideni palju kiiremini, et see on väga hea mõte, et kõigepealt mitte kohe hakata pusima seal hullult enda lehe kaudu, aga otsida niimoodi, kes oleks toetav see partner, et seesama Ida-Viru sõbrad näiteks. Noh, muidugi on ju need beebikogukonnad ka, mis nad on? Grupid? Ei, vaata on, mul ei tule meelde praegu see nimi, kus ongi hästi palju neid käsitööd. Noh, ongi grupid, kus on ka koondunud. Nad on nagu Facebooki grupid, aga eraldi on veel nagu, mul ei tule praegu meelde. Mingid lehed? Nagu mingid siuksed nagu käsitööliste Facebook. Sa tead ka? Ma tean, et on olemas grupid erinevad, kus on koondunud, et sa jagavad oma postitusi, oma töid ja... Pärast tuleb meelde, siis ma ütlen sulle ja... Aga jah, ja tegelikult see, et endale pusida ise koduleht on nagu väga kasulik, sellepärast, et praegu WordPressis teha kodulehte, sa lihtsalt vaatad YouTube'ist otsid on ju, ja sa teed selle valmis, selle Elementari nagu tulekuga on see nagu nii lihtsaks läinud ja lõpuks, kui su see käsitöö teema kasvab nagu suureks, siis on nii, sa ei pea sisse ostma ühtegi kodulehe nagu arendamise või nagu kodulehele tahad uue pildi panna seda teenust, sa õpid ise turundama, õpid tegema fotosid on ju, sa ei pea sisse ostma ei turundus know-how'd, ei juhtimis know-how'd, ei IT know-how'd, sest sa oled ise ennast vaikselt üles nagu ehitanud. Ja võib juhtuda, et sulle hakkab turundus meeldima. Ja sokid jäävad üldse tahaplaanile või siis saab nendest selline ainult väga eksklusiivne bränd on ju, mida ainult väga kalli raha eest väga tähtsatele isikutele teed. Kas sina oled välja mõned salanipi, kuidas jõuda Ida-Virumaa vene emakeelega inimesteni? Lihtsalt tuleb see vene keeles dubleerimine nagu ära jätta. See võib tunduda nagu julm, aga ainult niimoodi õpitaksegi ujuma. Kõik lihtne. Aga meil on ikkagi väga palju sellist potentsiaalset vene klienti ju, kes võib-olla ei räägi eesti keelt. Siis nad hakkavad, kui see uudishimu on ja ta tahab midagi osta või soetada, siis ta hakkab kas või võtab mobiili välja selle asemel, et seal scrollida, ta saab väga lihtsasti hakata seal nagu tõlkima. Tegelikult ma olen ka natuke seda meelt, et see on tundlik teema, aga et natuke tuleb neid panna ebamugavasse olukorda, kus nad peavadki ise pusima, et ma olengi väga palju neile kandikul, mulle tundub ka 30 aastat. Aga lähme edasi. Me rääksime TikTokist. Mis me TikTokist arvame, et kas see on sama tähtis kui kellegi kui Facebook 10 aastat tagasi? TikTok, kindlasti ta on tähtis ja meie nagu ülehomsed kliendid on täna kõik TikTokis ja kui me tahame neid saada, siis tegelikult meil võiks see TikTok nagu olla. Muidugi, mis mind teeb nagu murelikuks või ettevaatlikuks TikToki osas, mul ei ole TikToki. See, et kellele see TikTok kuulub. Mul ka ei ole. Ja tead sa, see võib olla nii, et ükskord ta nagu maksab meile nagu väga kätte, sellepärast ma mingi Huawei telefoni ma nagu ei kasuta, mingisugune selline nagu IT-tarkus hoiab mind nagu eemal sellistest asjadest, aga ma olin ka ühel koolitusel alles hiljuti, kus öeldi, et minuvanune inimene, isegi kui ta teeb selle TikToki, ta ei oska enam sinna sisu luua, sellepärast, et see peab olema minu kõige kiirem selline nagu sisu on nende jaoks nagu väga aeglane ja siis me naarsimegi ja selle mõttega ma mängisin, et okei, meil on ju perefirma on ja Jaanuse tütar on täpselt sellises TikToki eas ja ta käib ka piisavalt tihti meie juures, et kui ta siis näiteks meil külas käib, et siis ta võib ju teha aeg-ajalt mõne siukse laheda karukella TikToki postituse on mis tema käes on kindlasti nagu väga lihtne teha, aga millega näiteks mina ei saaks hakkama, isegi kui ma nüüd hullult süveneks ja õpiks seda tegema on ja. Hakkame nüüd TikToki õppima. Aga tead, ma ise ennast jätan sellest nagu kõrvale. Mulle endale tunduks see, et see oleneb muidugi tootest, aga et kui me räägime Karukella puhkemajast, siis ma ei tea, mulle tundub TikTokis aja veetmine nii mõttetu aja raiskamine, sellepärast, et see sisu ei ole üldse kvaliteetne, seal on väga palju sellist rumalust ja huumorit on ja inimene otsib niisugust kerget, mingit lihtsat, mingit lõõpi vaata, et kas reaalselt ma suudaksin seal siis oma puhkemaja müüa näiteks? Ma ei tea, kindlasti seal mingid puhkemajad on, ma isegi ei oska seda analüüsida, sest et ma ju ei näe läbi TikToki, mida teised seal nagu teevad. Nii et ma praegu olen aktiivne oma Instagramis, oma Facebookis
ja nii ongi. Aga kas sa kasutad ka siis, tuleme korra veel AI juurde, AI-d kas sa kasutad ja et kas see pigem teeb protsessid keerulisemaks või raskemaks? Ei, ta teeb kusjuures teeb keerulisemaks, tähendab, ta ei tee keerulisemaks, ta teeb kergemaks. Siin ka, ega see AI iseenesest su juurde niimoodi ei tule, et kui sa niisama küsid seal küsimusi, siis sa nagu, esiteks su AI ei ole nagu sulle seadistatud, praegu on Karukella jaoks on mul tehtud nagu AI assistent ja ma kasutan prompte. Ja hästi kihvt on see, et ma olin koolitusel ja seal oli hästi palju tuttavaid inimesi. Terje, sina ka siin koolitusel, et mis sina siin teed, et sul niikuinii on kõik postitused on AI tehtud, ma ütlesin, et ei ole, need on sinu tehtud postitused, et need on nagu nii ägedad ja kaasakiskuvad ja mis kõik. No see on see eesti keele õpetaja, kes mul oli seal Kohtla-Nõmme koolis, seal Ester Haljaste päris nõudlik on ja ma olen selline keeletundlik ja mu kirjandid olid head ja kõik see ka on ja ma sain et need ma olen kõik ise teinud, aga ikkagi on vaja nagu vaadata, mis AI teeb. Ja see on nii, et ma teen selle postituse valmis, nii nagu mina teen oma kõige parema selle järgi. Ja siis ma panen ta sellesse AI-sse ja ütlen, et palun, et tee nagu sujuvamaks ja nagu kutsuvamaks. Ja teate, ta teebki. Ta oskab täiesti vaadata nagu teise pilguga ja ma saan aru, me kõik muutume kodupimedateks ja mina samamoodi. Ja ma kirjutan kogu aeg ühtemoodi. Iseenesest ta tuleb mul hästi välja, aga see on kogu aeg ühtemoodi. Aga lihtsalt, et anda sinna nagu sellist teist vaatenurka ja natukene võib-olla nagu julgemat nagu presenteerimist, on ju. Ja ma olen iga kord ma hämmastan, kui ma annan ülesande AI-le ja ta lahendab selle minu jaoks nagu ideaalselt ära. Ma pakun teenust ka mõnele teiselegi nagu ettevõttele turundusteenust ja kui mulle nagu valdkond esimese hooga ei ole võõras ja see ei ole minu oma, siis näiteks seal AI, kuidas ta oskab seda nagu siduda, see on nagu väga äge. Täiesti soovida, aga sul peab olema see isiklik assistent tehtud ja need promptid, siis sa tead täpselt, et kas jutt on uudiskirjast, on Facebooki postitusest või siis millestki muust. Me võime siis soovitada, et kasulik.ai on ju? Jah, kindlasti, kindlasti jah. Vaadake, seal on väga põnevad koolitused, kus me mõlemad oleme käinud. Ja. Aga on sul tuua täitsa haigeid näiteid, kus sa oled ise midagi loonud või heas mõttes haigeid või ka halvas mõttes või näinud, et keegi on nüüd siukse kampaania teinud, et täitsa puuks? Heas ja halvas mõttes või? Ükskõik kummas mõttes, tuleb sul midagi kohe esile, et siuke kampaania oli praegu, et ikka oh my god. Nendest halbatest kampaaniatest ma olen aja jooksul teinud mingeid ekraanitõmmiseid ja siis nagu lihtsalt olen nagu kellelegi, kes jagab nagu seda minu keelt või asja olen nagu näidanud. Mul tuleb praegu üks naljakas foto meelde, ka majutusasutus oli ja siis tüdruk oli voodis, segamini voodis ja kuidagi ta oli nagu ma ei tea, pooldaad tema keha oli nagu välja lõigatud niimoodi, et see oli nagu selline jumala kahemõtteline ja piinlik pilt on, millega siis nagu seda nagu kuvati, see oli nüüd postituse kohta, aga turunduskampaania, mis mulle meeldib ja mida ma ei ole suutnud nagu järgi teha, on see, et mis turunduses on kõige suurem probleem, meil on vaja nagu uusi kontakte, meil on vaja fänne, meil on vaja e-maile, sest et turundusele peab järgnema müük ja müüki sa teha ei saa edukalt, kui sul ei ole neid kontakte ja mulle väga meeldib see kampaania, just turunduskampaania selleks, et saada kontakte. Ma kirjeldan mingisugust oma know-how'd hästi suuratavalt ja ütlen, kui sa tahad saada nagu selle kohta tasuta rohkem infot, siis vajuta siia ja ma saadan sulle tasuta selle nagu info. Okei, ma vajutan sinna, seal ma pean ära täitma oma e-maili aadressi, panema linnukese, et ja ma olen nõus, ütleme, et sa töötled mu neid asju ja saadad nagu mulle ka reklaamkirja, uudiskirja. Ma saan selle info siis. Ma näen, et see on mulle tõeliselt kasulik, on ju. Ja siis ühesõnaga ma arvestan sellega, et minu meilile tulevad siis mingisugused samal teemal siis või samast valdkonnast siis uudiskirjad või mingisugused siuksed asjad. Ja vot seda ma ei ole suutnud praegu järgi teha, kas ta on nagu ajapuudusest või mis.
aga mul mõtted sinnapoole liiguvad. Kui Karukellal praegu selline kriitiline mass fänne nii Facebookis kui Instas on olemas, siis ütleme, see, kellele ma täna pakun teenust, temal on nagu väga vähe ja ma näen, kui palju keerulisem on täna saada neid uusi fänne sinna, kui võib-olla mingisugune 5 aastat tagasi. Et näiteks Mäetagusel ma kasvatasin 1000 fännist kuni 10 000-ni, ma arvan, mul läks nagu võib-olla 4 aastat. Sest Facebook oli siis ka uus? Siis oli Facebook, siis ta nii uus ei olnud, ta oli ikkagi uuem, sa võisid teha ilma kartmata igasuguseid nagu Facebooki mänge, asju, tänasel päeval see on kõik keelatud ja sa riskid oma konto nagu kinnipanemisega, et ma väga imestan, kui keegi kusagil ma näen mingit jagamismängu. Minu arust üks päev just Siiri Sisask tegi postitus, et temal pandi konto kinni, aga siis ta unustas rääkida sellest, et miks see konto kinni pandi, et tegi like and share mängu ja täpselt. Et täna on see piisav, et sa ei tohi kutsuda inimesi siis, et sa pead likeima või sa pead share'ima või sa pead jälgima, et selleks saada auhind, sellest võidakse sinu konto siis täna kinni panna. Jah, igal juhul see on see, mis on nagu, need on nagu väga õnnestunud ja eesmärgipärased nagu kampaaniad. Et kindlasti me mõtleme välja, me oleme juba omavahel rääkinud, me mõtleme midagi välja, teeme mingisuguse teema, mida on võimalik siis külalisele niimoodi jagada, mis pakub tema suvi, kes on just selle valdkonna nagu oma, ja sa saad väga kasulikud kontaktid, need, kes tõeliselt tunnevad huvi selle valdkonna vastu, kes on nagu tänulikud siis, kui sa hakkad nagu midagi saatma. Et need on nagu minu jaoks praegu järgmine level, mida ma siis, mille peale ma siis lähen ja mida ma siis lõpuks tahan ka Karukella peal nagu proovida. Ma tahtsin veel lisada seda, et ilmselt miks seda klienti on või fänni on seal sotsiaalmeest täna raske saada, on see, et jälle üks leht, mida peame jälgima. Et see infovoog on lihtsalt, ma arvan, nii suur ja inimene lihtsalt on sellest infost väsinud. Sa pead tõeliselt väärtust pakkuma, siis sind jälgitakse, vaadatakse, et niisama, et tule mulle külla, nädalavahetus tuleb, et siis sa nagu reklaamid, et tule meile külla, no sellest ei piisa, sa pead pakkuma mingisugust lisaväärtust. Ja COVID on muidugi muutnud inimesi ka väga kodumugavateks, et kodu on ehitatud endale superkoopad, kus olla, kus te tahetagi välja tulla, kus on elu mõnus olla. Aga me täna juba praegu räägime nüüd natukene kliendi kogemusest, et kuidas see kliendi kogemus mõjutab brändi? Väga. Kui tähtis see on? Väga, see on nagu... ma ei tea, erinevate õpingute raames ma olen nagu ühest teooriast võtnud mingi ühe asja, teise, kolmanda ja loonud nagu mingi enda oma, et see selline kliendi kogemus on nagu, see seisab nagu 3 jalaga taburitil. Üks jalg on teenus ise, mis peab olema tugev ja teenindus, sealhulgas toode, mis on nagu tugev ja siis on füüsiline keskkond. Kui üks nendest jalgadest on nagu madalam või kehvem, siis taburet on viltu ja see klient libiseb sealt maha ja ta teinekord enam ei tule. Aga kui nad on kõik 3 võrdselt on nagu ühepikkused, sa 1 aasta arendad nagu füüsilist keskkonda, teine aasta siis jälle tugevdad oma toodet, siis sa pöörad jälle tähelepanu teenindusele nagu kogu aeg, nii et need jalad peavad kasvama koos ja siis see klient on seal peal, temast saab nagu püsikülaline. Ja Karukellat arendades mul oli nagu see kindel plaan, et ma olin töötanud erinevates kohtades ja pakkunud erinevatele kohtadele ju teenust, et Sakalt ära minnes ma tegelesin ju, lõin ju oma firma ja ma pakkusin teenust väga paljudele erinevatele nagu ettevõtetele, turundusteenust, ettevõtte alustamist, äriplaane kirjutasin, ma ei tea, kodulehtesid tegin ja ma nägin neid asju, et kuidas mingisugused asjad nagu lonkavad ja eks ma hiljem neid ka jälgisin ja ma tahtsin Karukellat arendades, et mul ei oleks mitte iialgi piinlik küsida tagasisidet, et ma peaks nagu silmad maha lööma ja väga hea on müüa nagu väga hea kvaliteediga toodet. Sa võid julgelt teha. Mul tuleb isegi meelde, kui ma hulgimüügi baasis töötasin, olin seal juht ja meil oli Oskari vorsti müüdi ja müüdi Võro kommertsi. Ja küll see Võro kommertsi siis müügiagent ütles, et issand, ma nii tahaks, et ma saaksin müüa nagu sinu tooteid. Sest et Oskari tooteid müüa oli nagu hoopis kergem, sest et toode oli hea. Kui Võro kommerts, mis oli selline rasvane, ma ei tea, mis seal sees oli tookord, on ju kahtlase väärtusega, ongi nagu raske müüa. Nii et see kliendi kogemus ka, kui sa ikkagi klient on hoitud, ta on turvaline, mõnusas keskkonnas, tal on soe, sa oled ette mõelnud kõik asjad ära, ta on nagu nii super tänulik
ja kusjuures, mis puhkust veel puudutab, siis mitte keegi ei taha tulla puhkusele ja astuda puhkusel kas 2 või 3 sammu tagurpidi tagasi oma välja kujunenud harjumustest, mida ta kodus on harjunud, kuidas ta on harjunud olema, või tööl, missugused keskkonnad on. Nii et see puhkuse füüsiline keskkond peab kaasas käima selle tänapäevase nagu kas või sellise uuemeelsemad nagu töökeskkonnad, missugused nad on kodus, millega ollakse harjunud. Mulle meeldib see mõte ka, et milline jällegi meeletu kogemus on see, et kui sa pakud kellelegi teenust ja ütleme, et see teine meeskond siis ja omanike pool on seal laua taga ja me kõik nii-öelda otsustame koos või see, et aga kelle ma seal karukelles vastu päid ja jalgu paena, ise endale. Teeme nalja ka, et me teeme juhatuse koosoleku kodus diivani peal ja arutame mingeid asju ja siis läheme peseme hambad puhtaks, läheme magama. Aga niimoodi ongi, sest et, aga muidugi see oli väga pull. See oli väga pull kogu see algus, sest et Jaanusi oma valdkonnas on ka juht ja tal on nagu oma väga selge selline juhtimismuster ja minul turismis on olnud ka, väga selgelt ma tean, mis on ja siis me hakkasime ühist asja tegema. Ja nüüd kohtusid 2 juhti. Ja kohtusid 2 juhti, ühel on üks mõte ja teisel teine mõte ja see oli ka väga kihvt, kuidas me harjusime nagu, õppisime hästi ümber, et usaldama nagu teineteist ka selles valdkonnas. Kuidas sa teisele soovitad, kas on hea teha oma lähedasega äri? See suhe peab olema nagu väga selline nagu tugeval vundamendil ja väga selline ka tugev ja hea, siis küll jumala eest, see ongi nagu, see on üks selline nagu kooselu vormidest ka, et see on nagu ettevõtlus, sa paned, kui sa suudad panna nagu kooselus või abielus seljad kokku, siis ja see on nagu tugev selline tunne, siis on ju väga tugev tunne ka seda ettevõtlust teha, aga see usaldus peab olema. Ja. Me rääkisime turundusvigadest, et on näha, kui sul on Canva, on näha, kui sul on väga lippad ja lappad ja siia-sinna kujundus. Kui on juhuslikud asjad ka on, siis kui on ka näha. Kui on ChatGPT emojid jäänud sisse ja postitustesse, kohe on näha, et ChatGPT või ChatGPT nii-öelda sõnavara ja sõnavõtt, kui sa ei ole kasutanud oma assistenti. Aga mis on veel sellised võib-olla turundusvead, mida on väga kerge märgata ja mida võiks ära hoida? Ikkagi sellise foto- ja videomaterjali nagu puudumine või on juhuslikud fotod, mis tegelikult täna see ei vaja, et sa pead tellima sisse mingi fotograafi suure objektiiviga, et meie mobiiltelefonid teevad väga häid pilte, väiksed koolitused, isegi need nõuanded, kõik saab nagu internetist võtta. Ma arvan, et see inimene, kes tahab nagu olla võimalikult edukas ja samas võimalikult väikeste vahenditega, teda viib sinna ainult selline uudishimu ja ärategemise nagu soov, sest et ma ei tea, kõik on nagu arvutiklaviatuuri ulatuses. Ja järjepidevus. Ja järjepidevus, sul peab olema nagu selge plaan ja ega see järjepidevus ka, kui sa ise niimoodi nullist alustad, sa ei teagi, et sa pead järjepidev olema, aga uuri, guugelda, kõik asi on olemas internetis, nagu tõesti. Neid koolitusi praegu on väga palju, Ida-Virumaal on praegu üldse väga palju, väga odava raha eest koolitusi, kes veidigi tunneb huvi, mine koolita ennast ja tee kohe õigesti, sest et ega see bränd ka, vaata, me rääkisime, see kujuneb aja jooksul, et sinna brändi sisse jäävad ka kõik need vead ja need lipa-lapa tegemised ja eriti kui nendest ei õpita või ei saadagi aru. Aga kõige suurem viga turunduses on ikkagi see, et sa ei ole järjepidev ja sa teed oma kõhutunde pealt, sa ei tea, mida sa teed. Aga nüüd, kui vastupidisest rääkida, siis kus ma tean, et mu turundus on hea? Siis, kui sul on kerge müüa. See tuleb nagu sealt, et muidu sa võid teha küll turundust, aga kui mitte midagi ei tule tagasi sealt, klient ei tule, käivet ei tule, siis tähendab ikkagi midagi on nagu valesti tehtud. Võib-olla su sihtgrupp, siis sa lähed veel sammu tagasi, siis sa lähed oma sellesse teenuse disaini, võib-olla mu persona on vale. Võib-olla see, kus kohas see persona loeb, liigub ja loeb infot, see turunduskanal, et temani jõuda on vale, siis peab nagu tegelema sellise analüüsiga. Aga tõesti, seal on 3 trepiastet on teenuse disain, kellele, kui palju, mida ja kuidas, siis on turundus, need turunduskanalid, mida see klient nagu loeb, ma ehitan seda roosat mulli ja siis on müük ja müügiks on sul vaja kontakte, et muud moodi nagu ei ole võimalik käivet tekitada ja mis on veel viga muide, inimesed on ära unustanud, mida tähendab müük, nad arvavad, et turundus ongi müük
ja ettevõtetes me näeme ka, pigem on seal nagu turundusjuht kui müügijuht, et müük on ära unustatud täiesti või siis segi aetud nagu turundusega, see turundus on olnud nagu fookuses viimasel ajal väga suuresti ja ta on alla neelanud selle müügi, aga müük on see, mis paneb nagu sellele kõigele punkti. Sa rääkisid, sa oled ka psühholoogiat õppinud miksituna siis personalitööga, et kui suur osa turundusest on tegelikult psühholoogia hoopis? On kindlasti, sest et psühholoogia tuleb mängu isegi natukene enne seda turundust siis, kui sa just selle teenuse disainiga tegeled, sul on vaja nagu teada selle kliendi oma kujuteldava kliendi pähe minna ja mõelda, et mis vajadused ta on, kui ta on nii vana, kas tal on perekond, kas tal on lapsed, kas tal on vajadus, ma ei tea, kas tal on koerad, kassid, missugused võivad ta hobid olla, et sa teed nagu täieliku profiili sellest ja sa pead ronima selle kliendi pähe ja mõtlema, missugused vajadused on, missuguseid vajadusi sinu toode või teenus rahuldab, mis on sellel kliendil. Sa pead nagu mõtlema tema eest, mitte tema ei pea mõtlema, mul on see puudus ja ma tahan seda nüüd millegagi rahuldada, aga kui sa pöörad selle turundusteksti psühholoogiliselt toetudes siis teenuse disainile selliseks, see on ju minu kohta, minul seda oligi vaja nagu täielikust õnnest, et see on nagu selline psühholoogia, et ta siis saab aru, mitte ta ei mõtle, mul on see viga, ma tahan sinna sellist plaastrit. Nüüd see sokkidega Mari, villaste sokkidega Mari mõtleb kindlasti, et oi, see kõik tundub nii keeruline ja et see turundus on kindlasti kallis ja et mis on soovitus, et kui väikese eelarvega tegelikult see Mari võiks esimest mõju avaldada? No esimene mõju on, mis ta avaldab, on see, et võtku igasuguseid koolitusi ja leidku üles internetist need tasuta koolitused, mis on olemas, sest et sellega ta paneb endale sellise vundamendi. Alguses ei peagi kohe minema, ma ei tea, promptide peale, mingisuguse psühholoogia peale ja persoonade loomise peale, aga tasapisi sinnapoole liikudes ja ennast nagu üles ehitades on see nagu võimalik ja sa ei pea sisse ostma, vot siis ta läheb kalliks, kui sa hakkad teistelt nagu sisse ostma. Enese arendamine on suhteliselt taskukohane, nagu ma arvan kõigile. Ja siis, kui sa oled juba teadlik, sa tead täpselt, mis su toode on, kõik tootearendus on tehtud, see persona on leitud, see kliendi teekond on sul selge, on ju, sa tead, missugused on need kanalid on nagu õiged ja siis, kui sul on vaja võimendust ja saada uusi kliente, siis sa paned võib-olla 50 eurot nädalaseks selliseks nagu raha paned alla mingisugusele postitusele, kui sul on Facebook ja Instagram on ühendatud, mis on veel eriti hea ja see eelarve, see ei pruugi olla suur, kui sul on enda väike ettevõtte. Karukella turundus eelarve kuus keskelt läbi ongi võib-olla, kui ma nagu ei osta mingisugust Delfi reklaami või mingit sellist artiklit, näiteks Postimehe erilehte või kuhugi sinna, siis ta võib-olla ongi 50–75 eurot kuus. Mõni kuu ei ole isegi seda mitte. Aga sa pead ennast täiendama kogu aeg, sa pead olema nagu kursis, sest et see on see koht, kus kohas sa saad oma kulusid kokku hoida. Muidugi su enda aeg maksab ka midagi, aga selle asemel, et näiteks mida ma teen ka Karukellas, ma niidan ka suvel muru, pigem ma otsin selle muru niitmise peale ühe teise inimese, kelle tunni hind on odavam ja ise ma tegelen nagu nende asjadega, mida kui ma sisse ostan, oleks hoopis kõrgem hind, et ma nagu enda aega ka väga efektiivselt nagu siis jaotan. Ja muruniitmine on täiega brändi loomine. Kindlasti turunduspildid sealt on nagu väga head. Kui ma vaatan Instagramist, missugune minu reelsidest on saanud kõige kõrgema vaatamise, siis see on muruniitmise klipp, kus ma ümber lipumasti niimoodi ümmarguselt kiirenduse peal sõitsin. Selle nagu reach on kõige kõrgem. Uskumatu. Vaat see ongi uskumatu, et sa vahepeal ei suuda ära imestada, mis asjad kõnetavad inimesi. Et kõige ajuvamad asjad kõnetavad kõige rohkem, et see on huvitav asi turunduses, mida sa ei oska isegi ette planeerida või oodata sukest mõju kuskilt. Ja mis veel meeldib inimestele vaadata, mida palju vaadatakse, on nii-öelda sneak peek. Et sa vaatad, sa näitad, mis on kaadri taga. Et mul alles hiljuti, võib-olla nädal aega tagasi ma panin üles Instagrami reelsi, kui kliendid lähevad ära, et mida me siis teeme. Seal ongi Jaanus puhastab basseini, koristaja siis koristab seal ja siis ma tegin sellisest mõnusa reelsi ja see läks hästi lendu, ehk siis mingi paari kuu pärast saab vaadata, kui palju ta neid vaatamisi kogub ja see meeldib inimestele.
et kindlasti kuulajad, jälgige siis Karukella Facebooki, Karukella Instagrami, mitte ainult selleks, et õppida, kuidas turundus peaks käima, vaid mingi Karukella külla ka. Aga võtame nüüd teemaks natukene ka rohkem Ida-Virumaa ja Ida-Virumaa turismi, et kui sa saaksid ühte asja Ida-Virumaa turismis kohe muuta, mis see oleks? Ida-Virumaa turismis või? Noh, võib-olla turismis endas ei saa nagu midagi muuta, eks ju, hotellid, kui rääkida nagu turismist, siis ikkagi on nagu selline ööbimisvõimaluste nagu arv või kogus, eks ettevõtjad investeerivad ju sinna, kus on nagu nõudlus on ees olemas või siis on nagu turvaline. On okei, nii nagu see Eestil see geopoliitiline nagu asetsuskoht on nagu Venemaa kõrval, on ju, nii Ida-Virumaa on nagu veel seal selles servas. Et selles mõttes mul on nagu hea meel, et on see õiglase ülemineku võimalus, mis on avanenud ja meie piirkond on nüüd paari aasta pärast, kes siis tulevad 2026 sügisel, kes siis 2027 kevadel tuleb kokku kusagil 1500 nagu voodikohta. Millega täna kindlasti peaks arvestama on see, et sellel hetkel, kui nad kõik korraga tulevad meie turule, siis senine kaardipakk lüüakse nagu täielikult nagu sassi. Tark on täna see ettevõtja, turismiettevõtja, kes täna juba olemas on, et ta vaatab sellele ajale ette ja ta teeb ühesõnaga kõik võimalikku, et ta selle lainetuse alla ei jää. Sellepärast, et kui ma ise ka lähen kuhugi ööbima, ma tahan minna uude kohta, ma tahan kogeda seda uut teenust, ma tahan õppida selle uue teenuse pealt, on ju, ja ma siis vanasse ei tule. Mingisugusel hetkel loksub see jälle nagu kõik paika ja ega on ka väga kihvtiseid arendusprojekte, mis selle õiglase üleminekuga on uued mingid töökohad, mingid asjad. Kindlasti tuleb turiste nagu tulevikus siia senisest nagu rohkem. Aga selleks peaks olema nagu valmis. See on hea asi, mis käib nagu läbi väikese nagu valu või jõnksatuse nende osas, kes juba praegu siin turul on olemas. Mina praegu selgelt nagu valmistun selleks. Õnneks on mul ka see profiil ja eristuvus on teistmoodi, et puhkamaju siia nagu massiliselt ei tule, et selliseid kohti on siiski vaja, on ju, kus nagu olla ühe väikse seltskonnaga, aga selle peale peab mõtlema. Aga turismivalu nagu ma nagu ei tunneta. Et see on ettevõtlusega seotud, see ei ole mingisugune sotsiaalprojekt või sotsiaalprogramm, on ju. Et ikkagi nõudlus käib ees ja siis tuleb pakkumine järgi. Tundub, et see lainetuse teema nagu on miski, mida ei saa kuskilt ära võtta, et see oli ka niimoodi COVIDiga, kes võttis COVIDist viimast, kes ei teinud mitte midagi, kes läks ees ära sellepärast, et keegi võttis viimast, on ju. Et kohe meenub kaubanduse aeg ka, et kui avatakse uus kaubanduskeskus, siis 2 tükki peavad nüüd mõtlema, et mis nüüd saab ja ümber profileerima ennast täielikult, on ju. Ja mingis mõttes on see ikkagi nagu väga hea kasvukoht. Aga sellega ei tohi hiljaks jääda. Sellega ei tohi hiljaks jääda ja kasvavadki need, kes on nagu nutikad ja targad ja kes on läbi käinud kõik võimalikud koolid ja kellel on eelnevaid kogemusi. Mind nagu häirib see, et päris palju on inimesi, kes arvavad, et nad on head kõikides valdkondades, hästi julgelt võetakse sõna ja neid spetsialiste, ütleme, kas või mingite kommentaaride tasemel on ju väga palju, aga kahjuks ei jää see ainult kuhugi kommentaariumitesse, see nii-öelda kõikides valdkondades spetsialistiks olemine, et on päris palju selliseid näiteid, kus diletandid võtavad ette otsustada midagi täiesti teise valdkonna ettevõtluse suhtes ja nad feilivad nagu täiega või siis nad viivad mingisuguse objekti nagu hukatusse. Kuidas sa ise koged, et millised on täna turismiklastri ühe partnerina, Karukella on siis turismiklastri partner, on ja, et väljakutsed Ida-Virumaal? Ma ei näe, et mul oleks mingid tohutuid väljakutseid sellepärast, võib-olla mitte ainult sul, vaid ka teistes just majutusasutustes nii-öelda laialt vaadates. No kui sa ikkagi kuulud klastrisse, siis sul väga palju väljakutseid jääb ära. Sellepärast, et klaster on nagu nii süsteemipõhiselt üles ehitatud ja kogu see turundusplaan ja turunduskava aastast aastasse see kordub, on kindlad korduvad tegevused, on see järjepidevus, on väga professionaalne tugi ja taust seal taga, et me teeme nagu õigeid asju, et seal nagu midagi niisuguse kõhutunde peal ei tehta või siis mingisuguse rapsimise peal või siis nagu et ma ei tea,
8. märts tuleb ootamatult või ma ei tea, mingisugune selline, et need, kes on klastris, need on juba väga palju võitnud. Aga pidasin silmas rohkem seda ka, et sõltumata sellest, kas oled klastris või ei ole, siis majanduslikud muudatused, sõda, Covid, elektrihindade muutmine, kõik see mõjub, et kas sellest tulenevalt on näiteks täna turismisektoris tunda seda, mis toimub ka kõrgemal valitsuse otsustamisel? Ei, loomulikult on tunda. See, kõige parem näide ongi see, et Karukella me võtsime esimesed külalised vastu 2019, siis oli sügisel, siis talv oli täiesti lumeta talv, oli üks nädalavahetus oli lund, see tuli hästi suur, tuli maha, sulas ära, siis 2020 tuli Covid, siis olid Covidi lained, siis oli energiakriis, siis ühesõnaga hakkas sõda, nüüd on majanduskriis ja ma ei kujuta ette, kui ma poleks kuulunud klastrisse, siis mul ei oleks neidki võimalusi, mis läbi klastri on näiteks turundamine näiteks Soome turule või Läti turule, osalemine nagu nendes uudiskirjades ja kampaaniates, kus on nagu kontakte on nagu tohutu meeletu hulk, kuhu see kõik nagu laiali läheb. Ja ega see Ida-Virumaa sõbrad on ju minu tehtud, isialgselt see konto on ju, mille ma andsin. Meid oli seal tegelikult rohkem, see otsustamine oli nagu suuremas ringis. See, et mina tegin ja olin üks aktiivsematest adminnidest, see nagu selleks, aga täna seal on üle 15 000 fänni ja see mahakukkumine sellelt rajalt on nagu väga väike, et me näeme seal, et neid, kes nagu loobuksid uudiskirjast ei ole, me kogume sinna nagu kogu aeg juurde, et sa ei saa sinna muud moodi, kui sa oled klastris, sa ei saa sinna ka klastris olemisest on vähe, sa pead olema aktiivne ka uudiskirjadesse sisu loomisel, kampaaniates osalemisel ja see kõik paneb sind nagu toodet arendama, sest ma olen aru saanud, ka sellest tuleb järjekordne kampaania, ma tean, ta tuleb ja ma pean välja mõtlema mingisuguse seikluse ja mul ei ole ju seikluse teenus, mul on majutus, mul ei ole ka söögikoht ja siis ma mõtlen niimoodi nagu mul on see surve on taga, et ma ei saa sellest rongist maha jääda, mul on vaja seda nähtavust, seda ulatust ja see tootearenduse paneb nagu täiesti tööle, sest et tegelikult muid töid on nii palju, et ilma selle surveta ma ei teeks uut paketti, ma ei teeks uut mingisugust uudiskirja, aga see ikkagi paneb nagu väga tööle ja tootearendus, ma arvan, nendel, kes on aktiivsed seal, on hoopis teisel tasemel, mis võib olla mingisugune 5 või 10 aastat tagasi üldse sellist ei olnud. Nii et sealt on ainult nagu võita, seal on nagu väga tõsiselt võita, üksinda pusides ei saa sellist ulatust nagu mitte mingi valemiga. Et võib-olla lihtsalt kõik need asjad, mis maailmas toimuvad ja mis kõrgemal toimuvad, siis panevad inimesi, me tahaks öelda, et nüüd rahval raha ei ole, aga rahvas väga teadlikult valib, millise meelelahutuse ma siis nüüd valin. Et võib-olla ennem nii-öelda käidi rohkem erinevates kohtades, täna, kuna kõik asjad on läinud kallimaks, ma pigem võib-olla lähen ühe korraga, ma väga valin, kuhu ma lähen. Et siin ongi see mäng, et kes siis selle turundusega ja usaldusväärsusega nii-öelda rohkem silma jääb ilmselt. Ongi, et ütleme, seda ebakindlust on palju, inimesed hoiavad raha pigem tallel, ma ei taha öelda pangakontos või kuskil pangakontol või kusagil madratsi vahel ja ei tarbita. Ja kui sul ei ole ka võimalik saada sellist laiemat reklaami ja ulatust, siis sust läheb mööda kõik asi lihtsalt. Kui me nüüd räägime laiemast reklaamist ja ulatusest, siis kuidas me saaksime seda Eesti siseturisti rohkem Ida-Virumaale? No selleks on tegelikult klaster teinud ka juba oma sellise suure otsuse, et kui meil ikkagi nädalavahetused on kellel nagu kuidas, aga on enamalt jaolt on nagu täismüüdud, või siis ütleme keskmisest rohkem, siis see, mis on nagu tühi auk, on nädalasisene aeg ja klastriga pika töö tulemusel me nagu võtsimegi meie sihtklient, kellele me kõik oma reklaami paketid, pakkumised nagu adresseerime, on täiskasvanud paarid ja siis on korporatiivklient, kes on nagu seminaride pidaja, kes tuleb pigem nädala sees meile külla ja see on meil kokku lepitud ühiselt meie persona, kellele me turundame. Mulle ka tundub, et viimasel ajal on väga populaarne see, et tulebki mingi seltskond Tallinnast, tulevad kas 2 autoga näiteks või 1 bussiga ja ongi siuke seikluslik 1-2 päeva Ida-Virumaal, käivadki läbi erinevaid kohti ja ööbivad erinevates kohtades, et väga lahe viis ja eriti kui sa oled kuskilt, ma ei tea, Valgast, Pärnust, Haapsalust, siis see Ida-Virumaa võib tunduda
nagu välismaa, väike välismaa. Ega ta ongi nagu välismaa ja muidugi rääkides Valgast, Pärnust, siis kui mina nagu panen raha mingisugusele postitusele alla Facebookis, siis paraku ma välistan kõik Pärnud, Haapsalud ja teen seda ainult Tallinnale ja Harjumaale, sest et see kriitiline mass külastaja tuleb ikkagi nagu sealt, ma ei hakka neid üksikuid korjama ja oma vahendeid nagu, ma ei taha öelda raiskama, aga kulutama, siis sinna, kus tõenäosus tulekuks on nagu väga väike. Et selline väga konkreetsed teadmised ka niimoodi, et ma panen sellised raamid, sihin hästi kitsalt ja hästi täpselt seda raha ja turundust, et oleks nagu võimalikult tõhus. Ma mõtlesin, et päris hea selline kindel kampaania oleks, et täägi oma Pärnu sõber, kes kindlasti peaks Karukellasse tulema või Haapsalu sõber. Aga kuidas sulle tundub, et milliseid tooteid või teenuseid peale napib veel, et see, ma ei tea, Haapsalu või Tartu inimene tahaks rohkem tulla siia Ida-Virumaal, kas talle võiks tunduda, et meil on nagu midagi puudu või? Midagi võiks rohkem või paremini olla? See, et neid käib nagu vähe, ei ole mitte seetõttu, et meil midagi nagu napiks. Lihtsalt seal seda kriitilist massi on vähem. Tallinnas on lihtsalt seda kriitilist massi nii palju ja Tallinna inimestest ka võib olla ainult 10%. No ma praegu utreerin, ma ei tea enne niimoodi, et kui palju neid meile tuleb, aga meie jaoks on seda nagu piisavalt, et nad täidavad ära meie hotellid ja spaad. Lihtsalt Tartu on niivõrd palju väiksem linn. Haapsalu on veel, Tartust on mitu korda nagu väiksem linn. Et selles mõttes meil on kõik on olemas, aga mida ma ise tunnen siin, kui ma oma teenust pakun, ma olen väga kõva ristturunduse tegija ja teiste nagu teenuste pakkuja. Minu kodulehelt leiab väga suurepärase valiku nendest teenustest, mida ma saan pakkuda oma majas ja keda ma kutsun oma majja teenust pakkuma, kui ka üldse maakonna pealt üldse. Aga mida ma näen, mis mul on raske sinna panna, transfeeri, on üks kvaliteetne transfeerifirma, kes on asukohaga Mäetagusel, kellel on väga head bussid, korralikud, kus töötab mikrofon, kus töötab küte, kus töötab konditsioneer, millel on mugavad istmed. On teisi ka, aga see buss ei ole sellel tasemel, mis on minu uhkemaja ja minu külaline. Ja ma ei ole nõus sellist mitte sara sinna ette, oma maja ette ajama, mis võib-olla laguneb ära, kus bussijuht ei valda eesti keelt, kus ei tööta midagi, kus, ma ei tea, pidur kukub läbi põranda nagu välja. Et see on nagu, mina näen, et transfeeripakkujaid ei ole ja kahju on sellest, et ükskõik missugused meetmed on, siis ei ole soodustatud kuidagi ühe sellise väike bussi ostmine. See liigitub kohe nagu sõiduauto alla ja ma ei tea, miks ja ma ei tea, selles ma praegu isegi nendest maksudest, mis veel lisanduvad, ma ei viitsi isegi rääkida enne, aga jah, sellist transfeeri pakkumist ei soodusta ükski selline meede. Karukella puhul on väga tähtis teema, aga ja sinu puhul kestlikkus, räägime lühidalt sellest ka, et kui oluline see täna ikkagi on? See on väga oluline. Mis ei ole oluline, on selline rohepesu ja mis ei ole oluline ja üldse vajalik on roheradikaalsus ja hüsteeria, mida on praegu väga palju. Ja üldse millest nagu on puudu, see on küll inimestel kriitilisest mõtlemisest, et aru saada, läbi hammustada, mis on nagu päris, mis on nagu spinn, mis on ajakirjanduse poolt nagu klikkide nagu tootmiseks üles tõstatud. Kas sa tooksid mõne näite äkki? Tead, ma ei taha näiteid tuua, sellepärast igaüks tunneb ennast ise ära, kui ta tahab. Või siis tunneb puudutatuna? Või tunneb puudutatuna, see alateadvus on selline trikivärk, et kui sa kuuled mingisugust teksti kusagil ja see ei käi üldse mitte sinu kohta, aga sa tunned, see puudutab see minu kohta, et las ta jääb nagu niimoodi. Et mis see küsimus oligi? Kestlikkus. Et kestlikkus on nagu tähtis ja tegelikult see on nagu hügieeni osa. Et meie Karukella me ei plaaninud teda üldse nagu kestlikuna, sest et me olime nagu hõivatud sellega, et me saaksime võimalikult hea teenuse ja toote püsti, aga me tegime kõiki neid otsuseid ja valikuid, missugune vetsupaber sinna, missugune, ma ei tea, maakütte, missugune nagu nõudepesemisvahend, selle järgi, mida me kodus kasutasime. Me olime ise kasvanud roheliseks ja me tegime ise juba selliseid valikuid oma igapäeva nagu elus. Ja siis, kui see siis toode on valmis, kliendid käivad ja siis niimoodi, et roheline võti, jaa. Ja meile tuli audiitor, kes vaatas, et tegelikult teil on nagu kõik on olemas, mul oli vaja panna 2 silti ja me vastasime nendele rohenõudmistele. Et see peab tulema nagu seestpoolt,
siis sa nagu usud sellesse, sa ei tee seda sellepärast, et nüüd saada endale nagu mingisugune rohe kvaliteedimärgis juurde, et see on nagu siis selline lisaväärtus, millega müüa. Aga meil tal kasvas nagu loomulikult ja see ongi nagu päris. Me ei tee sellega mingisugust rohepesu, kaugeltki sellest me ei ole nagu mingid roheradikaalid, on ju. Nii et see on nagu hästi loomulikult tulnud ja me näeme, et meie kliendid ka, see on nagu väga sobitus meie kliendi profiiliga ka. Meie klientidest nagu kõik sorteerivad prügi. Ma usun, on kindlasti ka neid, kellele meie juures see prügi sorteerimine on esimest korda selline nagu katsetamine. Aga sellist asja, et näiteks meil biokonteinerit ei oleks kasutatud, meil on see ilusasti nagu köögikapid töötasapinna peal, selline ilus stiilne. Siukest korda ei ole, kui see oleks puhas ja puutumatu. Pakend pannakse ilusasti pakendi sellesse, nii et ma nagu rõõmustan koos oma klientidega, ma oma klientide pärast rõõmustan ka. Ja see on tähtis. Tähtis on ta veel seetõttu, et nüüd hiljem on jälle välja tulnud, et tegelikult riigifirmad, mis on nagu sellised ka ministeeriumid ja sellised asutused, nad ei saa enam tuua oma ettevõtte väljasõitu sellisesse kohta, mis ei jälgi mingisuguseid rohekriteeriumeid. Puhka Eestis portaalis on see roheline võti on kohe välja toodud suurena. Nii et ja lõpuks ka hangetel osalemine, sa pead olema nagu roheline, nii et mul on hea meel, et see meie puhul läks nagu loomuliku radapidi ja praegu on ta üks selline nagu ostueelis, miks osta nagu meie juures teenust. Kui sa nüüd Karukella ei tohiks järgmise küsimuse vastuseks öelda, siis mis on sinu isiklik lemmikpaik või elamus Ida-Virumaal? Tead sa ikkagi, ma arvan, Aidu. See nüüd ei tulnud nagu mitte ainult seetõttu, et ma eelmisel suvel pakkusin nendele teenust, vaid see Aidu võtab kokku kogu selle Ida-Virumaa võlu ja valu, sest et pole ühtegi inimest, kes ei tuleks sealt tagasi, ütleme karjäärisahvari just, see on meie klientide nagu kindlasti top esimene vaba aja teenus ja see, ütleme Mäetagusel ka, samamoodi ju müüsime neid teisi teenuseid ka. Sealt ei tule mitte keegi tagasi ilma sellise adrenaliinita ja sellise vau-elamuseta. Ja sealt ei tule tagasi ka keegi nii, et ta ei oleks muutunud selle käigus, sest et see, kuidas on näiteks Imre üles ehitanud selle, ta näitabki, et ükskõik kuhu kohta, sealt kõige kõrgemast tipust sa vaatad, see alt on kõik nagu kaevandatud ja see, mida mööda me siin sõitsime, see kõik on nagu jääk sellest, et sul on olnud nagu elekter toas, ükskõik kas sa oled sealt samast Haapsalust või Pärnust või Hiiumaa otsast, on ju. Ja et lihtsalt kogu see songitud maa on siin, ütleme Poolkoksimäed või Tuhamäed, need on jäänud nagu siia meie piirkonda, on ju. Et seal on selline, ma räägin, võlu ja valu on nagu seal. Ja ise olles ju ka kaevuri tütar ja mul on nagu füüsiliselt valus, kui keegi toob kuskil, ma ei tea, ajakirjanduses mingisugune, ehitage sinna Ida-Virumaale kõik need nagu tehased asjad. Ta ei mõtle seda, on ju, et meie tulge muidugi, et meie saame need töökohad ja kõik need muud asjad, on ju, et meie piirkond ei hääbu. Aga jah, täpselt, aga me saame ka selle maa ja kõik need muud asjad, aga me oskame sellega hakkama saada. Aga nemad pigem ütlevad, et see on nagu mingisugune, nagu mulle teeb haiget see, et see on nagu mingisugune koht, kuhu võib nagu kõik selle prügi ladestada või niimoodi, on ju. Et selline nagu väga lihtne suhtumine. Kurat, me teeme sellest prügist imet ja elamusi. Täpselt, meie tuleviku väetis on see. Kes on olnud sinule eeskujudeks läbi elu? Ma ei tea, ma arvan, mul ei ole nagu selliseid eeskujusid. Ja kui ma mõtlesin sellele küsimusele, siis ma mõtlesin ka, et huvitav, et miks mul nagu ei ole, et kas see, et ma olen õppinud läbi elu nagu pigem enda peale lootma, et kui ma ise ei tee, siis kas siis on tegemata või siis niimoodi, aga võib-olla on mingisugused momendid, mis on mind nagu õpetanud, et näiteks mul on nagu eredalt meeles see, et kui ma töötasin hulgimüügilaos, hommikul ma tulin tööle ja astusin mööda ühest piimakastist, kus sees oli piim ja läksin sinna kontorisse ja
ja siis mu käest ülemus küsib, et kuule, mis piim see seal on? Ma ütlesin, no ma ei tea, sa tulid sealt ju mööda, miks sa ei vaatanud, et kuidas sa töötad nagu juhi abina ja asetäitjana ja sa nagu sa astud sellest mööda, see end üldse ei huvita, mis asi see on, sest sa näed, et kaup on välja läinud ja üks piimakast on nagu maas. Ja see oli nagu mingi selline koht, et ahaa, ja praegu ka, kui ma ütleme, ükskõik Mäetaguse viimane näide, kus mul oli nagu suurem seltskond, et tunne huvi, tee silmad lahti, meil on väga palju sellist tunnelnägemist. Detailide osas. Jah, et meil nagu me ei märka detaile, et meil on tunnelnägemine, ma pean tegema, koristama nagu selle toa ära, aga mis kõik sinnapoole jääb, see on nagu halb. Või siis ütleme ka koristajate puhul on nagu 2 erinevat tüüpi koristajaid, osa on need, kes teevad kõik väga-väga korda seest ja siis ta läheb välja ja mis väljas on, siis ta ei näe seda, tal on vaja minna ainult autoni ja siis sisse. Aga teised on need, kes tulevad juba tööle autost ja korjavad ära sealt, ma ei tea, mingisugune paber on maas või midagi. Aga eristab neid see, et üks on korteri inimene, kes elab korteris. See, mis on tema toast väljapool, see talle nagu niimoodi korda ei lähe, aga teine elab nagu oma majas, et ta hooldab ka oma maja ümbrust. Et kui sa nagu süvened nagu kliendis, ütleme, töötajasse ka seepidi, et miks ta selline on, siis sa saad need vastused ja siis sa oskad talle anda nagu abi ja tuge, et kus kohas ava nagu silmi rohkem. Aga miks sa piimapakist mööda kõndisid? Sellepärast, et ma ei osanud seda arvesse võtta, sest ma läksin nagu tööle ja ma ei vastutanud kogu selle majapidamise ees. Ja nii, kui tekib see vastutus nagu kogu majapidamise eest, siis hakkad asju nägema nagu teistmoodi. Et see olukord mind õpetas. Et aga jah. Ütleme, et rohkem on õpetanud olukorrad. Olukorrad, mind on õpetanud olukorrad, jah. Aga kuidas sina ise puhkad ja oled selline rõõmus ja roosa tihti ja stressisteeriat me ei ole väga näinud koosolekutel? Pigem on selline särav ja õnnelik teri alati. Pigem ongi ja niimoodi. See on, ma arvan, see on kirg, sest et ma olen juhtunud nagu sellesse valdkonda, mis mulle nagu tõsiselt meeldib. Täna ma olen oma äri loonud ka sellesse valdkonda ja see põhjus oli ka, et miks ma teistele pakun seda, milles ma olen hea, parem ma teen ise ja ma panen kõik oma parimad teadmised kohe algusest peale kokku. Ja võib-olla teiste puhul ka ma olin näinud, kus oli tehtud ka mitte meelega, keegi ju oma ettevõtet ei tee meelega nagu lombakat või vigast on ju, lihtsalt ma olin ära näinud need head ja vead. Ja mulle nagu meeldib see väga ja ega mu puhkus on ikkagi koos arvutiga, sellepärast, et kui ma jooksvalt teen mingisuguse asja ära, siis ma ei pea sellega tegelema puhkuse lõppedes või esmaspäeval. Nii et minult kirju saada laupäeva öösel on täiesti normaalne või siis pühapäeva lõuna ajal, kui teised normaalsed inimesed söövad nagu pannkooke. Ja see ei ole mulle koormus. Kui see oleks mulle koormus ja ta põletaks mind läbi või kuidagi niimoodi, siis ma ei teeks seda. Aga mu puhkus on ikkagi koos arvutiga. Jah. Pean nõustuma, saadan ka tihti öösel kirju ja väga tore, kui mõni loomeinimene vastab ka sulle, võt, siis on äge. Aga kus sa saad inspiratsiooni olemiseks, töö tegemiseks? Võt, sul peab ikkagi see tass olema nagu täis, sest et kui sul nagu tass on tühi, siis sul ei ole jõudu. Ma arvan, et mind väga palju nagu hoiab pinnal isikliku elu väga hea suhe. Sa saad maailma muuta ainult nagu väga lühikese raadiusega. Sa ei saa sõda lõpetada, sa ei saa näljahäda lõpetada, sa ei saa Eestis nagu, ma ei tea, makse muuta enne midagi, aga sa saad muuta oma elu seal, mis puudutab sind ennast, sinu vanemaid, sinu lapsi, ja siis see vundament peab olema nagu selline tugev. Ja mind väga palju toetab minu abikaasa, lihtsalt, et ta on olemas, siis kui mina lähen arvutisse, meil on teada, et kui ma arvutist midagi teen, siis see on nagu töö ja kui ma olen nagu mobiilis, siis kas ma turundan või scrollin niisama, nii et kui see arvut välja võetakse, siis ta nagu taustal teeb mingisugused pereasjad nagu ära. Ja keegi ei käi mul ja ei kiunu, et jälle sa oled arvutis ja see tähendab seda, et ta ei mõista, mis asi see töö on, minu töö ongi, kõik on nagu arvutis. Ja et minu töö on minu kirg. Jah, täpselt, ja töö on nagu minu kirg ja võib ju tööl olla nagu kehvasti, aga kui sul ka kodus on kehvasti, siis on see läbipõlemine nagu väga lihtne tulema, aga ma nagu ise väga hoian ka seda
ükskõik iga tango, kas või selle aasta vabariigi aastapäeva see kontsert, see oli nagu nii ideaalselt näitlikult tehtud, kui tantsime, üks teeb valsisamme ja teine keksib seal polkat, sellest ei tule mitte mingisugust tantsu. See oli nagu nii hea, et see koostöö ja mõistmine ja usaldamine. Muidugi, kui see on usaldus, siis ei tohi ka lasta seda kuritarvitada, et sa pead kogu aeg nagu seda balanssi pidama ja selle balanssi pidamine on nagu kodus on kõige tähtsam. Sest et et maailma kusagil kaugemal muuta me ei ole meie võimuses, aga seda balanssi hoida, mis sulle endal on ka lõpuks on vaja, see on nagu kõige tähtsam. Kas sul on mingeid unistusi, millele me saame kaasa elada? Ei, ma arvan, et ma nagu oma kõige suurem unistus olen nagu ära teinud, mis on Karukella näol. Ja alati imestatakse, kui küsitakse, millal siis tuleb järgmine maja või 3. maja ja nad imestavad nii, et see ei tulegi, et see on nagu see ainus, et see on meie 3. sammas ja mul ei ole nagu plaanis nagu tohutult mingiks ärinaiseks hakata ja nagu tohutult ehitajaks ja et hullult nüüd nagu business womaniks, et seda raha siis nagu niimoodi kokku ajada, et meie sellise pensionisambana sellest nagu täiesti piisab. Me tahame puhata ja mängida niisama olla samamoodi, et ei taha ennast ära tappa selle tööga. Nii et mu unistus on see, et mul oleks tervis oleks hea, et mu suhted oleks korras, mis on mind aidanud väga palju, et ma usaldan elu. Ma nagu väga palju algatan ja usaldan, et nagu see peale hakkamine mind nagu ei hoia tagasi mingid kammitsad, mul seda ei ole ja see elu usaldamine on nagu ära tasunud. Nii et ma lähen sellise mõnusa vooluga kaasa, tüür on ikkagi nagu minu käes. Elu on õpetanud ka inimeste tundmist, et kellega ma teen mingeid asju, kellega mitte. Elu on andnud mulle ka seda, et ma olen saanud mingisugused suhted uuesti üles ehitada, mis on nagu vastastikuselt mõnikord läinud nagu väga selliseks kriitiliseks, et just see õppimine, mingitest feilimistest nagu õppimine ja uue võimaluse andmine. Nii et ma olengi pigem õnnelik ja ma teen neid asju, mis mind nagu teevad õnnelikuks. Kui kusagil ammendub, neid näiteid on küll, kust ma olen nagu välja astunud või tagasi astunud, sest et ma ei saa midagi teha, ma olen oma parima andnud ja siis ma nagu astun nagu tagasi. Jah. Aitäh sulle. Väga põnev kuulamine oli ja ma loodan, et kuulajad said siit inspiratsiooni ja julgust ja indu, et turundusega ikka katsetada, vaadata, mis asi see on, mis loom see turundus on ja veel kord aitäh sulle. Aitäh sulle. Aitäh. Hea kuulaja, aitäh sulle, et sa võtsid aja ja kuulasid. Me oleme tõesti väga-väga tänulikud. Ja meie podcastide sarja osas võib julgelt teha vihjeid, kellega teie sooviksite, et me saared teeksime. Minu kontaktid on selle podcasti juures leitavad. Mõnusat päeva või õhtu jätku ja veel kord suur aitäh kuulamast!